Raster on vahend, mille abil saab luua abstraktseid kunstiteoseid. Tööriistad sellel vahendil on jällegi väga lihtsad, väga kergesti omandatavad ning üheks suureks eeliseks on ka see, et siin keskkonnas ei pea registreeruma. Nii. Maalimise alustamiseks tuleb kõigepealt valida endale värv. Nii, valime siis värvipaletil, valin praegu näiteks lilla värvi ning seejärel valin ma endale pintsli tekstuuri, sellise, mis minule parasjagu sobib. Ma proovin siin mõningaid erinevaid tekstuure näidata, kuidas nad töötavad. Nii, vaatame, proovime veel mõnda. Ja loomulikult ma võin vahepeal värvi vahetada. Ja proovin siit veel mõnda vahendit. Nii. Kui ma soovin vahepeal enda tööd salvestada või mingisugust varianti oma tööst alles hoida, siis ma vajutan siin nuppu Hold. Ja paremale poole tekib mul koopia sellest pildist. Nii, ja nüüd ma proovin veel mõnda erineva tekstuuriga pintslit kasutada. Nii, ja ma saan loomulikult ka siit selle pintsli laiust muuta vastavalt vajadusele. Nii, vaatame, kuidas see nüüd toimib. Nii. See on nüüd üks vahend. Selle vahendiga ma siis saan kasutada erineva tekstuuriga pintsleid. Siit vasakult poolt nurgast saan ma nüüd valida erinevaid efekte. Näiteks võin ma seda natukene ähmastada, seda joonistust. Või siis saan veel erinevaid efekte siit proovida. Et siin on väga raske kirjeldada, missugused need efektid just välja näevad, siin tuleb lihtsalt ise proovida. Ja vahepeal ma võin muidugi jälle jätta endale vahepealse koopia sellest tööst, et ma võin hiljem tagasi pöörduda just täpselt selle variandi kohta, mis mulle meeldib, sest nagu te näete, siin toimetamine on täiesti ettearvamatu. Mis vahend missugust efekti annab ja saan jälle uue kihi näiteks siia peale luua, jälle uue variandi. Nii, salvestan ka selle variandi praegu endale. Rasteril on ka selline automaatjoonistamise variant, et kui ma nüüd vajutan siia rohelise ringipoe peale sinna paremal pool nurgas, nii, siis hakkab, nagu te näete, hakkab see vahend mul ise minu joonistust siin täiustama, muutma, lisama erinevaid efekte. Ja kui ma ei soovi enam seda automaatjoonistust kasutada, vajutan ma siia alla punasele nupule. Nii. Ja salvestan ka selle vahepealse variandi enda jaoks. Kui ma soovin nüüd seda joonistusalust või paberit endal puhastada, siis siin näete paremal poolel nurgas on ka kustutuskumm, mis tühjendab mul selle ära. Ja siis mul on siin ka undo nupp, millega ma võin võtta selle ühe liigutuse tagasi. Kui ma nüüd olen selle joonistusega päris rahul või vaatan neid erinevaid variante, valin välja, mida ma sooviksin endale alles hoida, siis salvestamiseks vajutan ma lihtsalt save nuppu, panen talle nime, näiteks minule tundub, et see on hästi kevadine pilt, panen kevad, kindlasti lisan siia punkt JPG, sest siis ma saan kindlasti selle joonistuse hiljem enda arvutist lahti ning vajutan nupule save. Ja nii ta siia arvutisse salvestubki. Hästi tore ja lõbus